Nii, lugu järgmine. Nimelt toimusid mul sügisel kulturismivõistlused, mille jaoks sai mul peaaegu 25 kilogrammi kehakaalu langetatud, et enda lavavorm saavutada. Kahjuks pärast võistluste lõppemist ei olnud see tavatoitumise juurde naasemine kindlasti nii edukas, kui ta oleks võinud olla ning algsest 25 kilogrammist tulid peaaegu 20 kilogrammi nipsti tagasi. See on ka muidugi täiesti mõistetav, kuna kulturismi dieet ongi äärmiselt ekstreemne. Igaühele ma seda kindlasti ei soovitaks, kuna eesmärk ongi endal nende rasvaprotsent võimalikult madalaks saada ning keha võimalikult kuivaks saada, kuid seda enam olulisem on siis tavatoitumise juurde rahulikult naasemine, mis minul siis kahjuks antud puhul ei õnnestunud. Ning kuna suvi pole ka enam mägede taga ning ma tunnen, et keha on natukene liiga pehmeks läinud, siis võtsingi endale eesmärgiks, et järgneva 2,5 kuuga kavatsen uuesti 5 kilogrammi alla võtta, et vorm uuesti natukene viisakamaks saada ning seejärel seda siis ka suveniks hoidma jääda. Sellise eesmärgi puhul on kõige olulisem paika panna endale kindel plaan ning seda siis lihtsalt järjepidevalt jälgida. Esimeseks asjaks jäädvustasin ma üles enda algvormi, kuna siis on ka pärast seda millegiga võrrelda. Kaalunumbri jälgimine on küll hea viis enda progressi mõõtmiseks, kuid siiski before and after piltide tegemine annab palju parem ülevaate, milline muutus tegelikult kehas toimus. Videot tegin ma alati täpselt ühe sama koha peal ning päevavalguse käes, et oleks võimalikult vähe segavaid faktoreid ning pärast vormi võrdlus oleks võimalikult täpne. Kui algvorm sai jäädvustatud, siis tuli endale panna kokku üks kindel plaan, mida ka siis järjepidevalt jälgima hakata. Kui sul on kirjas kindlad punktid, mida järgida, siis sa jõuad ka palju tõenäosemalt enda tulemuseni. Esimeseks asjaks võtsin endale eesmärgiks teha iga hommik üks lühikene hommikujooks. Sellega ma saan siis päeva alustada juba aktiivselt ja kui alustada enda päeva aktiivselt, siis on ka palju tõenäosem, et sa suudad seda järgida terve ülejäänud päeva. Teiseks seadsin ka eesmärgi teha iga päev vähemalt 12 000 sammu, seda ka trenni vabadel päevadel, kuna siis ei teki ühtegi päeva, kus oleks liiga vähe liikumist. Kolmandaks panin ma endale ka selleks perioodiks kokku uue treeningkava, mis keskendub peamiselt lihashüpertroofiale, kuna eesmärk on ikkagi saavutada endale hea vorm, mitte lihtsalt kaalunumber alla saada. Lisaks üldisele aktiivsusele ja liigutamisele on ka jõutreening väga olulisel kohal, esiteks siis lihasmassi arendamisel pluss ka kaalu langetamisel. Kui üldine aktiivsus ja treeningkoormus olid paika seatud, siis ma jõudsin kõige olulisema asjani – toitumine. Kuna pea 70% vormist on siiski tingitud toitumisest ja sellest, mida sa endal suhu pistad, siis seadsin ma endal ka selleks perioodiks kindla kaloraasi, mida siis lihtsalt järgida. Nii, kell on 7:30 hommikul. Ma olen enda hommikujooksuga juba poole peal. Võtsin endal nende teekonnaks 3 kilomeetrise jupi, kuna kui ma võtan natukene liiga pika teekonna, siis ei ole väga seda motivatsiooni ka hommikul seda tegema minna. Et kui jaotada endal nende eesmärgid ära natuke väiksemateks juppideks, on seda ka poole kergem täita. Ma ütlen ausalt, esimesed hommikut, kui ma seda trepist veel üles tulin ma täiesti ähkides ja puhkides, siis praeguseks, kui ma olen seda juba mõnda aega teinud, on see ka muutunud kõvasti kergemaks. Sama ka siis hommikul voodist välja saamisega. Selle tõttu ongi hästi oluline seada endale realistlikud eesmärgid, mida sa suudad järjepidevalt täita. Kui sa suudad neid mõnda aega neid harjumusi hoida, siis seda kergemaks muutub ka nende täitmine ajapikku. Oluline on seada just endale sobiv eesmärk. Kuna näiteks ka minu enda puhul, kui ma võtaksin eesmärgiks teha iga hommik 10 kilomeetrit, siis see tõenäosus ma päriselt siia välja jõuan on kohe ka kindlasti palju väiksem. Ja kuna päevad ei ole vennad, siis on kindlasti päevi, kui see eesmärgi täitmine ei ole nii kerge, kui ta olla võiks. Sama ka minu enda puhul, mõni hommik see uni on kohe nii magus, et on väga raske sealt voodist välja saada. Aga seda olulisem on endale meelde tuletada, miks sa selle teekonnaga üldse alustasid ja mis on sinu lõppeesmärk. Ma usun, et see eesmärgi täitmine on kõvasti rohkem väärt kui see magus uni seal kodus voodis. Ja kuna mind ootab veel kodus üks korralik külm dušš, et kohe hommikul sealt mugavustsoonist ikka hooga välja saada, siis mina jätkan enda teekonnaga, aga minge teiegi jooksma. Nüüd ma olen siis omadega teel trenni, näitan teile ära, milline näeb välja minu üks pull daydest. Nimelt saladuskatte all võin ka öelda, et järgmine aasta on ka plaan korra veel kulturismilavalt läbi käia. Seetõttu jääb siis ikkagi peaeesmärgiks massi kasvatamine, mitte siis ainult rasvaprotsendi vähendamine. Et hetkel võiks selle kaalunumbri küll natukene alla saada, kuid siis kavatsen seda terve ülejäänud suvega hoidma jääda, et siis sügisel uuesti natukene kasvatama hakata. Aga kohe näete ära, milline näeb välja minu üks trennidest.
praegu keskendun trennides just sellele aeglasele kontrollitud negatiivile ehk siis sellele alla laskmisele, et võimalikult palju aega veeta siis selles venitusasendis. Tunnen ausalt, trennid pole ammu nii hea olnud, pamp on väga hea. Kindlasti olen pidanud ego natuke alla suruma, raskused natuke madalamaks laskma, et puhtalt tunnetuse peale teha, aga trennid ise on kõvasti paremaks läinud. Trennid on mul jaotatud hetkel siis 2, mul on A ja B pool. Mõlemal poole on siis üks push, üks pull ja üks leg day. Et sellise ülesehitusega ma olen leidnud, mul on kõige parem areng, mul on piisavalt variatiivsust, et mul ei hakka ka igav trennidega, et ei ole liiga tihti samad harjutused, pluss ka sobib mu kehale väga hästi, et on piisavalt ka taastusaega siis 2 trenni vahel. Lisan ka siia enda treening spliti, aga jällegi selle puhul tuleb leida endale sobiv, katsetage uusi asju, aga iga inimene on nii erinev, et jällegi, mis töötab ühel, ei pruugi töötada teisel. Seda harjutust tutvustas mulle Risto Saul eelmise prepi ajal. Julgelt soovitan kõigil järgi proovida. Võtab algus natukene aega, et seda tunnetust kätte saada, jällegi keskenduge just sellele, et rind püsti, hea pikk rahulik venitus. Aga lõpuks, kui ta võtma hakkab, võtab päris korralikult. Väike nipp, mis ma leidsin, et kui te tunnete, et kaablitel saab raskus otsa, tahate natuke edasi progresseeruda, siis lihtsalt lisage siia mõned tavalised hantlid ja saate kohe enda koormust natukene jällegi tõsta. Teile harjutusega tuleb meelde, et kunagi ma veel alustasin, shoutout Viljandi spordikooli jõusaal, see, kus see kõik algus sai, siis tagaõlgu ma peaaegu et üldse ei treeninud ning paar aastat hiljem oli ka märgata, kuidas nad olid natukene võib-olla maha jäänud. Siin puhul tuletangi meelde, et õlal on ikkagi 3 pead, et neile kõigile ikkagi koormust anda, et see tagaõle harjutus on siin päris hea viis, kuidas saada korralikult tööle tagaõlg. Järgmine aasta võib seda tiimi juba laval ka näha. Et kes vähegi huvitatud on, tulge kindlasti vaatama ning näeme, mis ma siit alt välja suudan võluda. Üks väga hea harjutus. Saab väga pika venituse, võtsab pitsa väga ruttu täis. Nii, aga mul on jälle üks korralik trenn tehtud, paar uut rekordit kirjas. Praegu ongi mul siis eesmärk iga trenn vähemalt millegi arvelt natuke seda koormust tõsta, et siis seda progressive overloadi taga ajada, olgu see siis mõni kilo, paar kordust või lausa terve seeria allvel. Nii, ja kuna kõht on juba parelt tühjaks läinud, siis ma panengi juba kodupoole ajama, saan sisse ühe korralikult valgurikka toidu, kuna see aitab kohe kindlasti jällegi trenni tulemustele ka natukene kaasa. Nagu ennem ka öeldud sai, lisaks trennile ja üldisele aktiivsusele on ka väga olulisel kohal toitumine. Kuna sa võid teha trenni palju soovid, kuid kui sa ei jälgi, mida sa endal suhu pistad, siis ega see kaal naljalt enda kukkuma ka ei hakka. Siin puhul oleks ka oluline leida endal paar retsepti, mis on küll lahjad, kuid sa tunned, et saad samas neist ka kõhu täis. Täna ongi mul plaanis teha Caesari salat, kuna sellest saab ka korralikult valku, mis on jõutreeningu puhul väga oluline, kuid samas täidab ka korralikult kõhtu, kuna see läheb päris korralikult salatit. Tihtipeale on toitudes ka päris rammusad kastmed, kuigi see toit ise ei tundu väga kaloririkas, siis täna tavaliselt Caesari salati kastme asemel teen ma hoopis ise Kreeka jogurtist ja lahjast majoneesist kastme, mis võtab kohe selle kaloraaži selle võrra siis madalamaks. Kuna aga ma päris võistlusteedil veel ikkagi ei ole, siis vahest tahaks endale midagi head ka lubada. Selliste cheat mealide puhul ongi just oluline jälgida, et sa sellel päeval liigutaksid ennast rohkem natukene ja ülejäänud toidud hoiaksid ka siis selle võrra lahjemad, et ta sul enda kaloraaži ikkagi päris lõhke ei ajaks. Enamus päevadel söön ma korralikult enda 3000 kalorit täis, kuid korra nädalas luban ka endale midagi natukene rammusamat. Et siin puhul üritan jälgida 80-20 reeglit ehk siis 80% ajast söön ilusasti täisväärtuslikku toitvat toitu,
kuid see 20% ajast luban endale ka midagi natukene paremat. Mina hakkan nüüd enda toitu nautima, vaatan siis õhtusse veel kerge filmi, et lasta kehal natukene puhata, aga homme panen nüüd täie hoogu juba edasi. Kui 10 nädalat tagasi oli mu kehakaal 92,1 kilogrammi, siis täna hommikuks oli see langenud 86,6 kilogrammi peale, mis on isegi oodatust natukene madalam. Kogu see protsess oli kindlasti kergem, kui ma oleks osanud oodata, kuid seda siis ilmselt tänu kindlale paika pandud plaanile, mida ma suutsin siis ka terve aja jälgida. Kuigi pean mainima, et paar nädalat tagasi nägi minu arust vorm isegi natukene parem välja. Et siin ongi oluline rõhutada, et alati ei pruugi siis soovitud kehakaal ning soovitud vorm reaalsuses ühtida. Vormi puhul toimus kindlasti suurim muutus mul siis alakehas, et jalad läksid natukene kuivemaks, kuid kindlasti on ka visuaalselt näha väikest muudatust ka siis ülakehas. Oluline on kindlasti teha ära before and after pildid, kuna siis näeb ka visuaalselt, milline muutus tegelikult toimus. Kui keegi teist tunneb, et tahaks midagi sarnast ette võtta, siis võtke minuga ühendust ning paneme vastavalt teie eesmärgile paika ka kindla plaani, mida saate samamoodi siis järjepidevalt jälgida. Kokkuvõtvalt tahaks öelda, et kõik eesmärgid on täidetavad, lihtsalt tuleb püsida sihikindel. Eks kõigil ole paremaid ja halvemaid päevi, kuid oluline on meeles pidada, mis on teie lõppeesmärk. Kui teile see video meeldis või saite siit mõne huvitava uue teadmise, siis kindlasti hakake ka mind jälgima nii Instagramis kui ka YouTube'is, et ka tulevikus sarnast sisu näha. Teie aga püsige aktiivsed ja näeme juba järgmises videos.